selge on ju see, et mitte ühtegi meeskonnakoolitust ei tellita niisama. Isegi kui kõik on põhimõtteliselt hästi, inimesed tunnevad, et jah, et noh, mu oma töö saab päris hästi tehtud, me küll teame, et meil on mingid probleeme, me teame, et meie võib-olla suhted ei ole kõige paremad, kergelt sellised pingelised, halvemal juhul plahvatusohtlikud, aga noh, me ei hakka ometi neid siin üheskoos ju lahkama. Me teame meie probleemseid isikuid, me teame oma juhi probleeme ja noh, need on midagi, millega me peame lihtsalt leppima. Ja nüüd, kui mina koolitajana seisan seal klassi ees ja mõnikord siis alustuseks küsin, et noh, miks me oleme siin, siis on huvitav vaadata, kuidas inimesed sellele reageerivad. Kui meeskonnas on juba selline hea olemine, nimetame selliseks nagu tervislikuks seisundiks, siis inimesed ütlevad üsna julgelt, üsna vabalt ka välja natukene sellisemaid võib-olla tundlikemaid asju ja ütlevadki, et noh, meil on usaldusega probleeme, mõni kuidagi väga võib-olla isekalt käitub mõnikord, mõni peab ennast teistest paremaks ja viis, kuidas ta suhtleb, julgetakse neid asju öelda. Aga ma arvan, et 20% meeskondadest on sellised, kus kohe julgetakse selline, ütleme siis nagu elevant lauale panna. Enamik meeskondi ikkagi toimivad niimoodi, et selle küsimuse peale minnakse kergelt niimoodi krampi, et wow, et noh, me ei hakka ometi ju avalikult nüüd nendest asjadest rääkima. Üks viis, kuidas moodi ma siis püüan näiteks meeskondadele lähemale jõuda, on läbi sellise termini nagu metatasand. Põhimõtteliselt võib öelda, et nii meil inimestena, indiviididena, kui ka tegelikult meeskondadena või siis gruppidena, perekondadena, sõpruskondadena, alati eksisteerib 2 tasandit. On selline igapäevatasand, kus me siis käime tööl, hoolitseme laste eest, suhtleme sõpradega, tegeleme oma hobidega, püüame rohkem raha teenida, et võib-olla midagi paremat lubada endale, aga me ei lähe nagu enda sisse, me ei hakka nagu seda fookust väljastpoolt võtma sisse poole, küsimaks, et kuidas mul nagu päriselt läheb. Metatasand meeskonnas tähendaks tegelikult täpselt sama asja. Kuidas meil nagu päriselt läheb. See, et töö saab tehtud, okei, aga kuidas meil nagu meeskonnana läheb. Ja kõige võib-olla parem küsimus, kas selles meeskonnas on hea tööd. Pühapäeval mõtlen esmaspäeva peale, kas pigem on selline tunne, et ei tahaks minna. Ja kui sa küsid, miks ma ei taha minna, siis sa võid avastada, et töö iseenesest on nagu okei, aga õhkkond ei ole okei. Kui ma saaksin ennast isoleerida teatud isikutest, teatud teemadest, siis võiks nagu päris okei olla töötada. Aga ma tean, et esmaspäeval on see koosolek, see inimene on seal. Ma tean, et seal on mõttetu rääkida, sellepärast, et keegi mind ei kuula. Ma tean, et see inimene muudkui plärab, ta ei lase endale mitte midagi öelda. Ma tean seda, et nende isikute suhtes mul on teatud etteheiteid, aga ma ei saa nendest rääkida. Ma tean, et mul on näiteks juhi suhtes teatud mõtteid, ma tahaks temaga rääkida. Ma ei saa temaga rääkida. Et need on tegelikult need küsimused, mis töö juures hakkavad ulatuma metatasandile. Ma nimetan seda nurgataguste läbikolistamiseks. Ja tõepoolest, ma olen ka mitmel korral endale pidanud tunnistama, et see algne ebamugavus, algne hirm, mis paistis olevat inimeste tõsistel teemadel rääkimiseks, oli petlik. Sest et käisime need punktid läbi, avasime need teemad, saime inimesed kaasa rääkima ja jõudsime järeldusele, et tegelikult enamus asjadega ongi päris hästi. Aga nüüd, isegi kui on väga-väga heas seisus olev meeskond, siis üldjuhul selle päeva jooksul nad ikkagi midagi leiavad. Ja see ongi see julgus, see on see haavatavus, see on see ehedus, sest ideaalseid inimesi ei ole olemas, ideaalseid meeskondi ei ole olemas. Ja see tegelik metatasandil opereerimine tähendabki seda, et me püüame kogu aeg paremaks saada.